Striker is on the move. He cuts inside. He's heading towards the box. He shoots. Goal! When we're out together, dancing cheek to cheek. Tervitused kõigile. Kõik 104 matši K3 podcast on nüüd siis tagasi ja juba kolmanda osaga. Tänane saatekülaline meil siin Kaspar Kotter. No, tahad äkki kohe turniiri alguse siin juba varajaste emotsioonide pealt mingit sellist kokkuvõtet teha, et kuidas seni turniir sinu jaoks on olnud? Tere ka minu poolt ja ma arvan, et siin kokkuvõtet on raske teha hetkeseisuga. Et võib öeldagi, et aeglane algus kuidagi suured ei saa käima ennast ja väiksed on visamad, et selles mõttes ma arvan, et neutraalsele jalkasõbrale on väga vahva senimaani olnud. Ja, kahtlemata nad omavahel ju arutasime ka, et neid üllatusi on tegelikult päris palju olnud ja kuidagi tasavägisem kui oodati. Mäletame, enne turniiri oli palju juttu sellest, et suurem turniir, rohkem meeskondasi ja tekib just see, kus suured meeskonnad lähevad oma teed ära, aga hetkel pigem näeme just tasavägiseid võitlusi. Jah, siin eks ta ongi kahe otsaga asi jällegi, et kas suured hakkavad kohe esimesest raundist paugutama, nagu tegi seda Saksamaa, või siis on siuke, kuidas ma ütlen, algul ei saa käima ja pärast ei saa pidama turniir nendel teistel suurtel, et okei, meil on rohkem meeskondasid ja võib-olla see algselt kartsime, et see tasemevahe võib suurem olla, aga lõppude lõpuks on ikkagi see kolmandate kohtade edasipääs on nii suur, kuidas ma ütlen siis, safety net või turvavõrk nagu, et isegi kui sa eksid ühe korra, et siis ma arvan, et suurtel selles mõttes lõpuks, okei, sa muidugi tahad esimesena edasi saada, aga suures pildis ei ole vahet, kas esimene või kolmas, sest MM-i tiitlini jõudmiseks peavad ju kõiki võitma. Jaa, kindlasti, aga eks seda sai ka ju tegelikult arutatud, et kolmandate kohtade heitlus võib ka päris põnevaks nüüd minna, kui meil on olnud väga-väga palju viike, sest paberil ju tundus lihtne, et okei, kui sa võidad vähemalt ühe kohtumise, oma grupi kõige nõrgemad kasvõi, siis on juba edasi, aga täna meil on siin viike olnud, sellest ajast saati, kui viimane osa oli eetris, on mängitud 12 mängu, millest 7 on siis lõppenud viigiga. Jaa. Päris pöörane selline algus. Võtame kasvõi selle siis täna öise vastu 16. et 4 viiki. MM-il on väga kaua mängitud, aga mul endal ei tule küll meelde, nagu, et millal viimati niimoodi kõik 2 alagruppi järjest viiki mängisid. Aga ma arvan, et võib-olla grupp C meeskond Šotimaa on nagu väga õnnelik selle üle, et siin neid viike ja asju tuleb, et nemad oma grupi eeldatavad nõrgemad tiimi Haitit võitsid ainult 1-0 ja kartsid, et võib-olla sellest nagu pärast ei piisa, siis praegu plaksutavad käsi kokku. Ja, kui neil õnnestub sealt kuskil veel üks punkt võtta, siis on, ma ütleks, juba 100% edasi pääs. Kuule, aga võtame korra need mängud ette ka. Meil nagu mainitud 12 mängu vahepeal oli, aga nemad lõpetasid siis enne, kui hakkasid mängima Katar ja Šveits. Ja. Sina kommenteerisid ka seda mängu? Jaa, Šveits oli jõhkralt üle seal nagu see Katari väravaht, noor poiss Abunada, ma arvan, tegi elumängu ja ma arvan, et ta Kataris saab kindlasti päris korraliku kingituse endale, nagu sai ka väravaht Kuki, kes selle viigivärava lõi, et seal juba nagu teatati, et mehele kingiti $500,000 maksev Rolls Royce ja sai veel $3 miljoni eest aktsiaid kuskile, et väga selles mõttes väärtuslik värav nii talle kui ka tiimile, et ajaloo esimene punkt saadi, et seal 4 aastat tagasi ju ainult jäid tühjad pihud. Kahtlemata premeeriti mees kohe ära. Tol päeval, mis meil veel oli, meil oli Brasiilia ja Maroko mängisid omavahel ka 1-1 viigi. No see võib-olla, ma ütleks kõige väiksem võib-olla selline üllatus surfavorilt. Ja, eks selles mõttes lõppude lõpuks me teame, et Maroko on hea punt ja see pigem keegi ei oodanud, et seal Brasiilia üle sõidab või et Maroko üle sõidab, vaid ma arvan, et see ongi lihtsalt kõik ootasid sealt jubedalt head mängu, et seda Brasiilia võiks pakkuda, aga nagu ka öeldi siin kommentaatorite poolt, et tegelikult ju Brasiilia ega seal kvalifikatsiooniturniiril ka head mängu ei näidanud,
aga nad lihtsalt nime pärast on nagu favoriidid ja nagu eks nad ka ennast saavad käima ja ma arvan, et ei ole probleeme, aga väga vahva mäng oli selles mõttes küll, et see Vini värav ja Saibari värav ja mõlemad nagu rahvale pakkus kõike. Ma arvan, et kõikidest nendest suurmeeskondadest, kes on punkte ära kinkinud, see on nagu kõige sellisem mäng, mille saab nagu andeks anda. Maroko ikkagi, nagu me rääkisime, kvaliteetne meeskond on ju, need on läinud suurturniiridel päris kaugele, pluss sul on nüüd siis ikkagi 2 mängu aega, teades, et mõlemad sealt nagu saavad edasi. Haiti on sul täiesti selline ütleme siis hea tuju kogumise mäng on ju. Ja ma arvan, et seal nagu mingit suurt sellist kaost sellest viigist igal juhul ei tule. Ei, kindlasti, ma arvan ka, et see ei ole nagu midagi hullu. Nagu ma ütlesin, neil on see turvavõrk on alati olemas, et ei ole nii-öelda ennem juba ju nii-öelda teada, kellega sa kohtud edasistes play-offides ja edasi, et ma arvan, suures pildis ei ole neil selles mõttes vahet ja samamoodi kui võtame, küll hüppan natukene praegu ette, aga jõuan pärast tagasi tulla, et see Hollandi-Jaapani mäng täpselt samamoodi. Et ma arvan, viik sobis mõlemale, kui muidugi kindlasti Holland ütleb, et nad juhtisid seal lõpus, et nende jaoks on kaotatud 2 punkti, aga ma arvan, nad oleks enne mängu võib-olla isegi mõlemad punkti kätte võtnud. Jaa, ma pigem kaldun nõustuma. Seal samal õhtul oli meil Šotimaa Haiti, sellest me rääkisime 1-0. Šotimaa miinimumi tegi ära, aga mis nagu minu jaoks oli vinge on see näha, et kui palju oli Šoti fänne koha peal. See enam-vähem nägi välja umbes sama võimas, kui nad kodus Hampton Parkil mängivad, et hümn oli nagu megavali terve minu jaoks võib-olla peale seda avamängu üks esimesi, kus oli äkki Staita ka korralikult täis. Jah, tegelikult oli ka Rootsi-Tuneesia üsna täis Mehhikos mängiti, aga eks see ongi, nagu ma ise kommenteerisin samamoodi Rootsi-Tuneesiat, siis ütlesin ka, et sinna Mehhikosse on kindlasti tunduvalt odavam lennata kui USA-sse, et sul ei ole mingeid muid turniiriväliseid asju segamas, et kohapealne elu ka oluliselt. Jah, mõnusam ja lahedam, et Skandinaavia inimene läheb pigem Mehhikosse kui USA-sse võib-olla hetkel. Aga kui tulla selle Šoti mängu juurde tagasi, siis minu lemmikosa on sellest mängust see, et just John McInn oli see värava autor nagu, et ta on nii pure and bred nagu šotlane ja nagu see on nagu nii vahva näha, et kuidas see vend nagu tegelikult Premier League'is ka ikkagi üks siukseid kõige isikupärasemaid karaktereid, et hoiab endasse ja rahulikult teeb oma asja ja tulevad nii-öelda tunnustused ka. Jaa, kahtlemata. Peale seda minu jaoks tuli ikkagi, ma ütleks turniiri selline esimene korralik üllatus minule, kui siis Austraalia-Türgi omavahel mängisid ja Austraalia võttis sealt 2-0 võidu. Mina isiklikult enne turniiri arvasin, et sellest grupist läheb Türgi võitjana edasi. Nüüd juba ütleks, et on üsna keeruline sealt võitjana edasi pääseda. Austraalia ju pakuti grupi pigem viimaseks, aga alustavad kohe 3 punktiga, nagu me näeme teiste gruppide pealt, siis 3 punkti pigem on piisav, et edasi saada. Ehk siis Austraalia peale esimest vooru leiab ennast kohast, kus suure tõenäosusega nemad on juba edasi. No jah, Türgil mingi variant ikkagi esimesena on saada veel edasi, aga siukse mänguga on natukene keeruline, et seal ju ikkagi lõpuks võib jääda see punktide seis 6-6-0 on ju, et Paraguay, kui nad ennast nüüd käima ei saa, siis on nagu keeruline, aga USA üllatas mind selles mõttes esimeses mängus mängisid väga vahvalt ja kodupubliku ees võivad nagu ka, mitte nüüd küll liiga kaugele, ma ei ütle, et mingi must hobune on, aga suure tõenäosusega edasi saavad ja eks seal võib-olla 1 või 2 ringi saavad siis nii-öelda bonuseks. Aga Türgi peab kõhu alt jalade välja võtma. No nüüd on neil selles mõttes on üsna keeruline. Paraguay on ka kindlasti neljane, kes tahaks midagi vähemalt saada. On tõestada, et peale esimest avamängu, et peavad samamoodi hakkama kokku võtma, aga seda peavad väga paljud tegema, nagu me ütlesime siin 12 mängus 7 viiki, et siin paljudel esimese mängu see esimene eksimus või asi on kätte saadud, et nüüd peavad nagu korralikult mängima hakkama. Kahtlemata, mis meil peale seda tuli, on ju ikkagi ainukene suur meeskond, kes alustas korralikult. Jaa, Saksamaa, kuigi esimesed pool tundi oli samamoodi, saadi küll juba seal 7. minutil minu arust, kui ma ei eksi, mindi juhtima, aga
siis Curaçao tegelikult nagu, kui sa vaatad seda punti, enamus vennad mängivad Hollandi kõrgliigas, mõned vennad on Premier League'i kogemusega, et nagu nad ei ole halb punt. Ja siis järsku käis klõks ära ja seitsid üks tuppa, aga nagu see, mis emotsiooni see pakub, see, kui nad löövad selle avavarava, me nägime Kanada puhul, kus Kyle Larinil pisarad voolavad, siis kui Katar lõi 1-1 Šveitsile, Curaçao lööb see Comenencia lööb 1-1 seal Saksa vastu. Nagu seda, nagu ma arvan, isegi vahvam vaadata kui see, et siin keegi suurtest võidab nüüd kindlalt või et mulle meeldivad just need emotsioonid, mida see nagu väiksemate tiimide väravad võivad pakkuda. Jaa, no ma räägin, see 1-1 olukord, siis mõtled, et kas tõesti nagu jälle hakkab mingi pull pihta, aga ei, Saksamaa lõpuks võitis ära. No, kuidas nüüd öelda, Saksamaa nagu ma arvaks, et sai enda jaoks päris lihtsa grupi. Jaa, pigem nõustun, et aga no, eks oli näha ka, et ega neil ka lihtne ei olnud selles mõttes, Nagelsmannil läks 3 särki mängu jooksul, et tundub, et natukene väike pinge oli ikkagi peal, aga eks neil oligi vaja samamoodi korralik start saada, et järgmist mängud tunduvalt raskemad on ja ega sealgi grupis nagu selles mõttes, ma ei ütle, et see suur üllatus on see Elevandilu ranniku Ecuadori mäng, mis peale seda toimus, et aga pigem kõik ju pakuvad siin Ecuadori mustaks hobuseks, et siuke üllatuskaotus 1-0 Elevandilu rannikule teeb selle grupi seisu nagu natukene põnevamaks, aga samas ka jälle Elevandilu rannik võib nüüd oma 2 järgmist mängu kas või kaotada, Curaçaole nad arvatavasti võib-olla kaotama ei lähe, aga Saksamaaga ma arvan, nad võivad puhata ja siis keskenduda ainult Curaçao mängule. Korra küsin sult, eile tuli põnevalt vestluseks, kui Eesti mängiks Curaçaoga kodus. Mis sinu nägemus sellest mängust oleks? Ma arvan, et praeguses seisus Eesti koondis kahjuks ei saaks vastu Curaçaole. Curaçao on üllatavalt korralik meeskond, kui me vaatame nagu paberite järgi, seal on see Hollandi side olemas on ju ja meeskonnas on näha, seal on ikkagi erediviisi mehi peaaegu, ma ütleks, 50%. No ongi, et seal on Premier League'i kogemusega need vennad Pakunjad mõlemad Premier League'is mänginud, Jong Premier League'is mäng, et ta lihtsalt on nii, kuidas ma ütlen, siis ei ole nii tuntud riik või jalgpalliriik, ta on nii noor, alles ta on 15 aastat alles FIFAs olnud, et tänu sellele ma arvan, et ei teagi väga paljud, aga kui esimene kord nii-öelda kõik tutvuvad, ma arvan, et järgmine kord, kui nad MM-ile peaksid saama, siis ma arvan juba on arvestatav punt, et nüüd kuidas ma ütlen siis 4 aasta pärast või 4 aastat on aega leida Curaçao jalgpalliliidul siis need teised nii-öelda vanemate päritolu sealt riigist üles ja ma arvan, et leitakse ka need siukseid üllatusnimesid sinna. Jaa, kindlasti neil on seal seda otsimistööd, mida annab teha ja juba tegelikult see koosseis on väga okei, nii et põnev näha, kuidas neil edasi läheb. Nüüd siis paberil justkui 2 lihtsamat mängu, kindlasti mõlemas on nad outsiderid, aga põnev näha, mis nad tegema hakkavad. Põgusalt sa mainisid Elevandilu rannik ja Ecuador. Minu jaoks mänguliselt üks põnevamaid kohtumisi. Elevandilu rannik selle mängu seal täiesti lõpuminutitel 1-0 võitis, aga mõlemal meeskonnal tegelikult olid ju super variandid ja ikkagi, Ecuadori puhul me ootsime, et see selline üheväravaline mäng on, poole see läheb, see on omaette küsimus, aga jah, seekord läks siis Elevandilu rannikule. No Elevandilu rannik on alati ka siuke täpselt liiga või nii-öelda klubi jalgpallist saaks öelda joojo meeskond, et nad võivad väga hästi mängida, vaatad seda samamoodi punti, juba sellest Tropka ja Salomon Kalou aegadest sa tead, et tegelikult punti on, aga lihtsalt nad ei suuda nagu seda tulemust teha, aga siin selles mõttes nagu, ma ei ütle suur üllatus, aga väike üllatus siiski, said oma võidu kirja ja ma arvan, nad on väga rahul, et oli näha neid videosid ka seal riietusruumist, et kus seal tantsud asjad juba käisid, et neid saab ka olema huvitav vaadata siin edasises turniiris. Neil endal on ilmselt see mõte peas, et nüüd on Curaçaoga mäng on veel varus, sul on 3 all, võtad sealt viigi edasi. See on selles mõttes kõige tõenäolisem, et seal 9, Saksamaa oleneb, kas nad viimases mängus puhkavad Elevandilu ranniku vastu või mitte, aga siin on võimalik Elevandilu rannikul teisena alagrupist edasi minna, et ma arvan, see on väga nagu tähtis.
ma arvan, see puhkamise ja mitte puhkamise olukord, see sõltub suuresti sellest, mis on väravate vahe seal. Sest Elevandiluurannik mängibki Curaçaoga järgmisena. Kui nad sealt tulevad läbi sellise 1-2 võiduga, siis sul ei ole tegelikult ohtu, et sa jääd grupis teiseks, kui sa ise võidad Ecuadori. Aga selline põnev kohtumine kahe meeskonna vahel, keda ju tegelikult keda pakutakse, et nad lähevad päris kaugele, on Holland ja Jaapan. Jaapanit väga palju on välja toodud sellise just musta hobusena, kes hakkab sealt edasi põrjetama, no isegi siis teiselt kohalt, aga Hollandiga 2-2. Pigem jällegi selline Jaapan tegi nagu oma ära, korralik meeskonnamäng ja premeeriti lõpus väravaga ka. No ma arvan, et see mäng oligi siuke vääris 2-2 viike ja et täitsa vahva vaatamine. Et 2 tugevat punti ja nii vähe, kui meil neid tugevaid punte koos on, siis ühes alagrupis, siis ma arvan, et oli väga okei ja kõige rohkem võitis sellest viigist võitis just Rootsi, et kelle kohal olid küsimärgid siin enne seda nagu turniiri, et noh, kvalifikatsioonis ju nad üldse jäid alagrupis viimaseks, said nii rahvuste liiga spotile, said üldse nagu peale või nii-öelda play-offi. Ja siis hakkasid mängima, et mängisid siis samal öösel mängisid Tuneesiaga ja 5-1. Ma ütlen niimoodi, et ma nägin Tuneesiat enne MM-i, kommenteerisin mängu Austriaga. Nad jätsid palju parema mulje kui nüüd siin Mehhikos, et selles mõttes, et nad ei saanud nagu teisel poolel nagu midagi aru. No, kui sina kommenteerisid Tuneesiat, siis ma võin öelda, et mina kommenteerisin Rootsit ja Rootsi oma ettevalmistusmängus ei saanud ka mitte midagi aru. Graham Potteril on nagu päris selged ideed, kuidas Gyökeres ja Isak võiks koos mängida. Üks oli ääre peal, teine 10, lõpuks ei olnud eesründes vahepeal kedagi, aga avamängus asi hakkas kohe tööle ja 5-1 ju tegelikult väga viisakas. No see tõi ju kaasa ka esimese treeneri vallandamise, Tuneesia juba vahetas treeneri ära. No see treener saigi olla ju põhimõtteliselt, ta tuli ju veebruaris pandi bukki, mis nüüd MM-ini on jäänud, et 3-4 kuud sai eesotsas olla, aga seal räägiti enne juba MM-i, et probleeme on, nad ei löönud ju üheski enne MM-i temal üle nagu 1 värava ja üldse vist äkki 4 mängust 2 said ainult kirja. Aga nüüd minu jaoks on see küsimus, et mida nad loodavad saada seal ülejäänud mängudes, sul on Jaapan ja Holland alles, turniiri iseenesest nende jaoks juba ikkagi väga-väga raskes seisus. No ma arvan, et see oligi nende jaoks kõige tähtsam mäng, siis nii-öelda ellujäämismäng, et siit kindlasti oodati punkte või üldse kohta, kust võiks punkte saada, et ja kui sellega treener hakkama ei saanud, siis oligi head aega. Kuule, aga nüüd me tuleme juba eilse päeva juurde ja eile siis 4 viiki. 4 mängu, 4 viiki alustas õhtu ju meie jaoks Hispaania ja Roheneeme saartega. No ebareaalne mäng selles mõttes, et siit nagu ei olnud võimalik oodata, et Roheneeme saari midagi korda saadaks. Jah, see oli, ma arvan, see on isegi turniiri kõige suurem üllatus senimaani, nagu, et kõik ju pakuvad Hispaaniat nagu favoriidiks, kuigi me teame tegelikult Hispaania ei ole siuke, kuidas ma ütlen, hea alustaja. Okei, eelmine 4 aastat tagasi alustati hästi, kui võideti Costa Ricat esimene mängus 7-0. See peaks olema nüüd 5 turniiri jooksul nende esimene võit oligi Costa Rica vastu. Jah, et viimasest 5 siis on 1 võidu saanud, aga nagu ütles ka De La Fuente, et see turniir on väga-väga pikk ja ma arvan, et nad saavad käima, aga muidugi jälle, mis emotsiooni see pakub, et Roheneeme saarad saavad punkti või nagu need väiksed suudavad ja mängivad, kõik elavad neile kaasa, kes just ei ole Hispaania fännid, et ma korra küsin sult, et kui suurt rolli mängivad siis vigastused ja mehed, kes on puudu Hispaania poole peal? Ma arvan, et sellise, me ei saa öelda, et Roheneeme saarte vastu siin jääb mingite puudu olevate meeste taha nagu see asi, et sul on ikkagi ju algkoosseis on nagu tippliigade vendasid, nagu põhi-vendasid täis. Et see kindlasti nagu vabanduseks ei või olla. Sina ei vabanda välja sellega? Ei anna andeks neile? Mina ei anna, selles mõttes sa võiksid nagu võtta seal vabalt, ma arvan, et paned siin Hispaania, et sa ei võta Hispaania top 10 pundist ühtegi venda ja nad peaksid ikka võitma seda punti 2-3-0. Ja sellega ma olen nõus, aga no see esiründeliin, kui sa nüüd võrdled 2 suurt favoriiti, Prantslasi ja Hispaaniat, siis eile Ferran Torres, Oyarzabal ja Gavi teisele äärel, no see ei ole
see ei ole nüüd nii jõuline, nagu võiks eeldada just vaadates siis seda, kui suur koorem neil on kanda. Ei, seda kindlasti, aga no me ei saa ka midagi praegu öelda. Prantsusmaa mängib täna õhtul, nad võivad samamoodi 0-0 mängida, 0-2 tuppa saada ja neil ei ole ka lihtne vastane. Senegal samamoodi siuke korralikult tööhobused ja jooksevad seal platsi peal ringi. Et... Selle Prantsusmaa mängu me jõuame õige pea läbi käia. Belgia-Egiptus 1-1 ja pigem ikkagi Belgial oli päris keeruline. Jaa, neil oli selles mõttes ikkagi esimene poolaeg oli väga keeruline. Siis kui Toku vist sai aru natukene, et seal 10 peal on tal natukene kuidagi ei ole nii tummisemad vennad vastas ja keegi ei julge talle väga seal kehasse minna, siis natukene see mäng läks paremaks. Aga no see, et Romelu Lukaku tuleb peale, kahjuks ta ei saanud seda väravat enda nimele. See oleks olnud MM-ide läbi kõige aegade kõige kiirem värav nagu. Ma isegi eile siin Kaleviga korra arutasin peale mängu, et see oli 11 sekundit, enne teda oli üks türklane, siis 2002 oli vist 16 sekundi peal või midagi siukest, et julm nagu, kuidas jälle mingi vend, kes on terve aasta külmkapis olnud, saab ühe korra siin põllule ja tuleb esimese puutega, hakkab juba nagu rolli mängima. Vaata, eks kaitsetel on ka, ma arvan, et ikkagi sellise nagu füüsisega mees natukene paneb üle mõtlema mingeid olukordasid. Ja noh, kohe hea pall ette ja ongi pall väravas, aga Belgia minu jaoks ikkagi jättis pigem sellise kehva moodi mulje. Grupist vast ei ole probleemi edasi pääseda, aga sealt edasi läheb ikkagi päris keeruliseks. No minu jaoks on küsimus see, kas Rudi Garcia julgeb järgmine mäng ka Keteleriga alustada või mitte. Aga no Belgia puhul on kõige suurem küsimärk on ikkagi see keskkaitse ja kaitseliin üldiselt, et sul on keskvälin top, Onana oli jälle kehva, väga pehme ja eelmine MM samamoodi jonnis, kui ta välja võeti, praegu ka jonnis. Aga no tuleb mehel, ma arvan, kui ta õhtul vaatas hotellis selle mängu järgi, siis ta sai aru, miks ta välja võeti. Nagu. Ja, ma olen nõus, aga jah, just see Belgia kaitse on ikkagi päris masendav, kui me vaatame nagu meeste kaupa ka sellele läbi. Aga siis korra tundus õhtul, et meil tuleb järjekordne šokk, kui Saudi Araabia läks Uruguay'd juhtima, lõpuks Uruguay tuli sealt küll välja. 1-1 Uruguay pigem ikkagi vääris sealt punkti, aga jälle olime päris sellise huvitava olukorras. Jaa, no siin selles mõttes ma arvan, et sellest võitis jälle Saudi Araabia saab kindlasti omal punkti juurde ja kui nad peaks nüüd kappeveret võitma, siis Saudi Araabia jalutab jälle play-offi, et ma arvan, et siin Uruguay, Saudi Araabia oli raske algus Uruguay jaoks eriti, aga nad peale seda imelist MM-i 2010 pole nagu väga midagi suutnud enam üllatada, et kui Diego Forlan kahjuks ära lõpetas. Ja, kui me vaatame nagu meeste kohta, pluss seal on ju Bielsa treeneri pingil, siis ikkagi oodati neilt siit natukene jõulisemat algust ja kahtlemata just teisena edasipääsu. Aga sel turniiril on meile üllatusi oma jagu ja kui me võtame need 12 mängu kokku, viimane kohtumine Iraan Uus-Meremaa, 2-2 viik tolles mängus, tuletame meelde, Uus-Meremaa on kõige madalama FIFA rankinguga meeskond tervel turniiril, Okeania siis ainukene ja nemad vähemalt alustasid küll väga viisakalt enda jaoks. Jaa, kui sa oleksid küsinud mult, ma arvan, mingi 6 aega enne turniiri, ma oleks öelnud, Iraan võidab Saud, aga teades, kuidas Iraan peab mängudele tulema, kuidas nad valmistuvad ja nagu mis möll nagu nende ümber toimub, see on nagu selles mõttes väga kehva ja sa ei saagi nagu korralikult siin keskenduda jalgpalli mängimisele, et lendad päev ennem, lendad sealt Tijuanast, lendad Los Angelesse, mängid tagasi kohe, et selles mõttes teistel meeskondadel on ikkagi nagu puhkus võrreldes selle meeskonnaga, et sul on 6 päeva küll vahel järgmise mänguni, aga sa pead arvestama seda, et sa teed nagu mängueelse trenni, teed põhimõtteliselt päev ennem juba, et siin vennad lennukis nagu jalad ära ei sureks ja mis iganes, et see lennukist nagu tulemine, mõtled küll, mis seal on, et parem kui bussi sõita, aga no tegelikult need, kuidas ma ütlen, rõhuvahed, ega need lihastele väga head ei tee. Ja, kahtlemata, no ma muidugi arvan, et eks see kogu tausta lugu, motivatsiooniga Iraanil ei tohiks probleemi olla. Kindlasti mitte. Et... See ikkagi, maailm versus meie seda, me oleme ju jalgpallis näinud korduvalt, kuidas see vahest ikkagi tõstab meeskonda päris palju ülesse. Nii et huvitav näha, kuidas Iraan sealt edasi mängib. See on võib-olla ikkagi selline grupp, kus tegelikult kõik lahtine.
mina näen nagu, et siit võiks grupp lõppeda enam-vähem igatepidi. Kõik on võimelised kõike võitma. jah, no ma ennustasin algselt, et nagu Belgia siin probleemi, et nagu edasi läheb ja ma tõesti siiamaani arvan, et nad lähevad edasi. Et Egiptus andis küll kõvasti vastu, aga eks nüüd Egiptusel tulevad samamoodi. Iraan tegelikult suhteliselt võrdne nendega ja ma arvan, et Belgial on juurde panna, kas Egiptusel on panna juurde, selles ma ei oleks nagu nii kindel, et Küll, aga ma korra küsin, kuna sul Prantsuse vorm seljas, Prantsusmaa Senegal täna tuleb ikkagi kindel võit siin prantslastele. Ma vaadates, kuidas siin teised suured eurooplased on alustanud, siis ma ütlen 1-0 või 1-1, et ma liiga palju siukest pidu ei ootaks. Aga pigem ikkagi võib jällegi öelda, et keerulisem mäng, nii nagu Brasiilia, Maroko, nii ka tegelikult Senegali vastu Afrika meister. Või kas on, kuidas sinu jaoks? See on ka huvitav jutupunkt. Kumb on Afrika meister? On see Maroko või on see Senegal? No mina ütlen, et ikkagi see, kes algselt nagu mängu võitis, see, et see 3 kuud ja et mis seal 3 kuud tagasi antakse, ma ei tea ju, teades seda FIFAt ja neid Aafrika neid asju, seal mingi ärimees võis käia, anda kellelegi kohvriga üle, et öelda, et kuulge nüüd andke see pressikas välja, et Maroko on meister, on ju. Aga ei, kindlasti midagi lihtsalt siin Prantsusmaale ei tule ja noh, nad on Senegal samamoodi, on ikkagi tõestanud ennast, et nad jaksavad tööd teha, jaksavad joosta ja nad mängivadki selle au nimel, et neil on ka väga raske alagrupp ja et paberil vast kõige keerulisem alagrupp, kus meil on ikkagi 3 väga nagu asjalikku meeskonda. Et kes võivad nagu kaugele purjetada, kui nagu hea päev on ja keegi, ma arvan, neid ei taha vastu saada. Kahtlustan, et kui keegi siin grupis libastub Iraagi vastu, siis see võib ikkagi väga-väga valusalt maksama minna. Sest teades, kui keerulised on teised 2 mängu, siis Iraagi vastu on ikkagi kindel 3 punkti vaja ära võtta. No see sama õhtune peale siis Prantsusmaa, Senegali, Norra, Iraak on ju. Ma arvan, et seal näeme väga palju punaste nägudega valgeid mehi ringi jooksmas, et ma arvan, et seal ei tule selline ülesõit, nagu me võiks arvata, et kui siin Ödegaard ja Haaland mängima hakkavad, et samamoodi ma arvan, et nüüd enamiste edasistes mängudes ma ei näe sellist skoori, nagu oli Saksa Curaçao, et eks see oli ka veits selline, kuidas ma ütlen, selles mõttes üllatus, et Curaçao tegelikult see seis ei olnud selline, nagu see mängupilt tundus, et ja on nõus, no eks kindlasti Norra jaoks võib-olla teeb ka see keeruliseks asjad, et sul on esimene mäng ja sa tead, et sa pead võitma. See ei ole nagu kunagi lihtne positsioon, kus olla. Ja. Aga no need mängud muidugi K3-st täna kõik olemas. Ma võtsin veel korra sellise põneva statistika ka lahti, kui me vaatame siis konföderatsioonide järgi. Esimesel kohal on hetkel Aasia, kes on kogunud kõige rohkem punkte. Neil on siis 6 mängust korjatud 10 punkti, mis on väga-väga korralik algus. Seal on siis, seal on juures ka Austraalia, kes siis Aasias oma kvalifikatsioone, aga super algus neilt ja minu jaoks ikkagi pigem üsna suur üllatus. Jah, ma olen nõus selles mõttes, aga ma arvan, et siin ikkagi jõujooned liiguvad paika, et siin praegu meil on siin veel, mis meil on siis 8 mängu mängimata, et ja rohkem praegu vaatangi siin kiirelt üle, et ainult 1 Aasia punt tuleb juurde mängima, et siin ikkagi lõppude lõpuks tõusevad kõik mööda. Jaa, aga just need punktid mängude kohta on hetkel väga viisakad. Ei, seda küll, et selles osas keegi nagu häbisse ei ole jäänud, et aga jah, UEFA meeskondadel on mängusid rohkem ja eks... No ma võin selle üle ka lugeda, UEFA meeskondadel on 10 mängu siiani, millega on võetud 3 võitu, 5 viiki ja 2 kaotust. Päris keeruline algus Euroopa meeskondadel. Jah, ja seal, kes neid võite on nagu võtnud, et Šotimaa on ju, et siuksed suured pundid on siin punkte ära andnud, et... No me saame öelda, Šotimaa, Saksamaa olid nagu need, kes ikkagi 100% pidid ka punktid ära võtma. Ehk siis sul on 2 võitu seal, sinna lisaks tuleb Rootsi, kellelt pigem oli väga vinge sooritus. Nemad nagu astusid võib-olla üle enda ootuste veidikese, aga keegi teine ei ole võitnud, 5 viiki on ikkagi päris palju ja neil on siis mängu kohta täpselt sama palju punkte, kui on Kesk-Ameerika ja Põhja-Ameerika meeskondad.
et seal ju mõlemad korraldajariigid tegid korraliku alguse, Kanadalt veidi keeruline mäng Bosnia vastu. Ja, oleks oodanud natukene Kanadalt rohkem, aga ma arvan, et ka, et see esimese mängu esimene mäng kodupubliku ees, lihtsalt ma arvan, et see võib-olla ja pluss see Bosnia väga kiire avavärav, et võib-olla natukene lõi rivist välja, aga ma arvan, et Kanada ikkagi potentsiaali on ka kõvasti rohkemaks. Ja no Aafrika kvalifikatsioonimeeskondadel siiani ei ole kõige edukam algus olnud, üks ainukene võit, aga siin on veel minna ka kindlasti põnev näha, mida teeb siis Senegal. Aga mis sinu ootused ülejäänud siis turniirile, keda sa näed selliste favoriitidena, on midagi sinu jaoks juba siis ütleme, tänaseks meil on suurem osa gruppe juba ühe mängu teinud, kas midagi on muutunud ka? Niimoodi ma ei julgeks küll öelda, et ma arvan, et on hetkel ma ütleks, et samad favoriidid, Hispaania, Prantsusmaa, kes iganes seal, et me pole veel näinud väga paljusid favoriite mängimas, Inglismaad, Prantsusmaad, samamoodi Portugal, Argentiina, et 4 suurt hakkavad veel alles mängima ja ma ei julgeks küll selle pealt nagu midagi öelda, et keegi ikkagi nagu lõpuks nii kohutavalt ei ole mänginud, et ei peaks siin favoriiti olema ja nagu me rääkisime, et siin Hispaania ei ole viimased 5 turniiri ennast korralikult käima saanud, et selles mõttes ma arvan, et ei ole veel hullu, et järgmine saade või niisuguse nädala-2 pärast saame olla natukene targemad. Ja kindlasti, no ma ei tea, isiklikult ka pigem mingid suuri selliseid statemente selle esimese vooru pealt ei teeks. Brasiilased pigem jätsid mulle nõrgem mulje, kui mina arvasin, et nad lähevad üsna kaugele, siis seal on ikkagi oluline nüüd alagrupi faasis nendele muredele mingi lõpp panna, natukene võib-olla ka koosseisuga mängida, aga noh, Ancelottil on seda kogemust nii palju, et annab ikkagi neid vigu veel parandada. Ma arvan ka, et kui keegi suudab seal nagu natukene egodes ja asjades nagu rääkida, et pange juurde ja võtke kokku ennast, siis Ancelotti võib endale seda nii-öelda Brasiilia vendades lubada. Et ma arvan, et nad saavad natuke käima, kindlasti mitte nagu nii voolavat jalgpalli, aga suurtes mängudes sa ei peagi mängima voolavat jalgpalli, vaid loeb see, kellel lõpuks rohkem väravaid on. Ma korra küsin sult enne, kui me otsa kokku tõmbame. Täna mängivad meil Prantsusmaa, täna mängib Norra, täna mängib Argentiina. Kas need 3 meeskonda kõik võidavad oma mängud? Ma arvan küll. Et näeme teed tagasi normaalsusesse, kus suured riigid ikkagi võtavad oma punktid ära? No loll on see, kes õpib oma vigadest, tark on see, kes õpib lolli vigadest, et ma arvan, et siin Prantsusmaa, Norra ja Argentiina võiksid ju, selles mõttes on ka kindlasti vaadanud neid teiste mänge ja teavad, et siin midagi lihtsalt ei tule, et peavadki natukene selle fookuse paika saama ja et ma arvan küll, et siin midagi kindlasti lihtsalt Senegali vastu ei ole, Argentiinal ka, kui ma eksi, kas oli Alžeeriaga? Et Alžeeria ka lihtne punt ei ole, et tuleb korralik kangutamine, aga ma arvan, et tugevam võtab oma. Okei, kuule, aga tõmbame sellega otsa kokku ka. Kõik 104 matši K3-s oli siin teie ees ja eks me juba siis järgmises osas näeme, kas võeti 3 võitu või mitte. Aga loodame, et see turniir jätkub sama põnevalt ja järgmisel korral kohtume taas. Aitäh! Ja, nägemist!